Nii, tere hommikust kõigile veel kord. Rõõm on teid näha siin täna hommikul veebiseminari järgmises nii-öelda osas. Ilm on meil tuisuseks jälle läinud, mis siis annab võib-olla natukene värvi sellisele loodus- ja seiklusturismile, et kuidas looduses ja matkates ja nii edasi hakkama saada, et annab natukene vürtsi juurde. Lühidalt veel, et kui on küsimusi, olge head, pange esialgu need sinna chati ja kui lõpus siis ettekanne on lõppenud, et siis saame ka küsimustele vastata. Inimesi jooksvalt tuleb juurde, nii et tuleb meil selline tore hommikupoolik ja ei hakkagi rohkem siin aega enam kulutama, nii et palun, annan sõna Signele Wanderlust matkadest ja tema siis teeb meile sellise ägeda ülevaate ja ettekande. Nii et palun, Signe. Ja aitäh, Kaspar, ja tere hommikust kõigile. Et minu nimi on siis Signe Ohakas. Olen matkajuht ja ka Wanderlust matkade eestvedaja. Et mul tegelikult endal on Virumaaga ka täitsa otsesed seosed, et minu emapoolsed esivanemad on juba mitu põlve pärit Lääne-Virumaalt ja oma lapsepõlve suved olen veetnud Äntu kandis vanaema juures. Nii et see looduse armastus ja side loodusega on mind juba lapsest peale saatnud. Ja kuigi vahepeal on elu viinud ka kaugemale Eestist, et olen pikalt Brüsselis elanud, siis ikka see Eesti loodus on mind siia tagasi meelitanud ja jõudsin siis Luua metsanduskooli matkajuhtimist õppima ja samalt kursuselt kasvaski välja meie enda firma Wanderlust matkad, mis on nüüd natuke üle 6 aasta juba tegutsenud. Ja peamiselt me korraldame tiimiüritusi looduses kohalikele ja rahvusvahelistele ettevõtetele, aga kui on päringuid, siis teeme ka eragruppidele ja individuaalturistidele. Ja teeme tegelikult matku ja muid tegevusi üle Eesti, aga kuna peamine osa päringutest on ikkagi sellise klausliga, et võiks olla kuni 1 tund Tallinnast, siis põhiline tegutsemispiirkond on meil Lahemaa ja Põhja-Kõrvemaa piirkond. Ja ma arvan, et selle sama tausta tõttu mind palutigi täna siis rääkima ka Virumaast kui loodus- ja seiklusturismi sihtkohast. Ja ma arvan, et mingeid piirkondi, oma piirkondi te tunnete kindlasti minust paremini, aga ma loodan, et siiski leiate täna enda jaoks midagi uut ka. Aega on meil umbes 50 minutit, sest pärast seda esitlust ma kiirustan rappa, et viia sinna üks välisajakirjanik, ikka eesmärgiga tutvustada Eestit, Eesti loodust ja loodetavasti meelitada siia rohkem külalisi ja siis, et me kõik saaksime sellest siis kasu. Nii, ma näitan siis seda, et millest on täna plaan rääkida. Et räägime kõigepealt siis loodus- ja seiklusturismi kohtadest, siis tegevustest, mida Virumaal on võimalik teha. Siis kiirelt käin üle ka teenusepakkujad, kes mulle teada on. Siis olen mõelnud rääkida ka nähtavusest ja koostööst, et kuidas paremini leitav olla ja lõppu ka mõned kasulikud lingid, mis võiksid teile abiks olla. Aga teeme siis kohe algust Lahemaaga, et kuna Lahemaa jaguneb tegelikult 2 maakonna vahele, et Tallinna poolt umbes pool Lahemaast jääb Harjumaa alla ja pool jääb Lääne-Virumaa alla, siis ma mõtlesin, et ma ei hakka Lahemaad niimoodi kunstlikult poolitama, et räägin sellest tervikuna. Ja kindlasti üks asi, mis Virumaasid niimoodi iseloomustab, on see, et mitte iga Eesti maakond ei saa öelda, et neil on oma rahvuspark, küll aga saab seda öelda Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspargi kohta ja Ida-Virumaa siis Alutaguse rahvuspargi kohta. Ja kui Lahemaast rääkida, siis sel aastal on tähtis aasta. Lahemaal täitub 55. sünnipäev, et tegemist on siis Eesti vanima ja üksiti ka suurima rahvuspargiga. Nii et maikuus on tulemas päris hulk üritusi, hoidke silmad lahti, kellel huvi on.
Ja kuigi tänane ülevaade on peamiselt loodus- ja seikluskohtadest, siis paljudes paikades saab muidugi looduse juurde põimida ka kohalikku pärimust ja ajaloolist konteksti. Et kui siin rääkida põhjarannikust, siis tulevad kohe meelde tihedad ülemere suhted Soomega, sõbrakaubandus, mingitel hetkedel ka soola salavedu ja hiljem viina salavedu. Ja nõukogude ajal muidugi oli tegemist siis piiritsooniga, mis ka pakub tegelikult inimestele huvi, et kuidas siin elatud on. Ja külastajat huvitabki see tervik, et on loodus, aga et kuidas ka inimesed siin elavad ja elanud on. Lahemaa piirkonnas turismitegevusi koordineerib mittetulundusühing Lahemaa turismiühing, mis on hästi aktiivne ja koondab Lahemaa ettevõtjaid. Hetkel on liikmeid 82 ja samuti turismiühing koolitab ka giide, et neid on siin viimaste aastate jooksul koolitatud juba 75 ja kuna esimestel hakkab atesteering aeguma, siis sel kevadel toimub ka uus atesteerimine. Ja nüüd, kui nendest looduskohtadest konkreetsemalt rääkida, mõnest ma tõenäoliselt hüppan niimoodi kiiremini üle, aga osade peal peatun hetkel pikemalt. Nii, Eestis on 4 RMK matkateed, üks neist läbib ka Lahemaad ja tegelikult saab alguse siis põhjarannikult Oandust ja liigub läbi Aegviidu ja kuni Läti piirini välja. Ja välismaalased imestavadki alati, et kui hea see infrastruktuur ja taristu meil on, et ongi võimalik igal ühel lihtsalt loodusesse pääseda, on olemas lõkkekohad, telkimiskohad, laudteed, vaatetornid, kuivkäimlad, et see alati vaimustab inimesi. Siis on Lahemaad läbib tegelikult kaugmatkarada E11, mille Baltikumi lõiku nimetatakse metsamatkarajaks ja see saab alguse Hollandist ja lõpeb Tallinnas ja läbibki siis Baltimaade kõige metsasemaid alasid, rahvusparke ja looduskaitsealasid. Ja igas Balti riigis on umbes 700 kilomeetri jagu seda, nii et kokku tuleb Baltikumi pikkus üle 2100 kilomeetri ja selle kohta on olemas ka väga head kaardid. Siis kindlasti iseloomustab Lahemaa piirkonda rannik ja poolsaared ja saared, et nagu Lahemaa nimiga ütleb, tegemist on lahtede maaga. Selle nime andis umbes 100 aastat tagasi Soome geograaf Johannes Gabriel Granö ja tõesti see rannikuäär on pikk ja sopiline. Lahemaal on 4 poolsaart, neist 2 on siis Harjumaal ja 2 Lääne-Virumaal. Et kui Tallinna poolt jälle tulema hakata, siis Juminda, Pärispea, Käsmu ja Vergi. Lisaks on hulk saari, tuntumad neist on tõenäoliselt Mohni, kuhu saab Viinistust paadiga üle ja Pedassaar, mis on siis Kolga lahes. Nii, edasi rändrahnud, et need on meie uhkus, et kui vahel soomlased käivad ja mõtleme, et mis me neile neid kive ikka tutvustame, et neil on endal palju graniiti, siis tegelikult kui see lugu rääkida lahti selliselt, et kus need rändrahnud meieni jõudnud on, et enamus neist on Soomest ja Rootsist ja on olemas täiesti kaardid, mis näitavad, et mis tüüpi kivid kust piirkonnast Soomest tulnud on, et siis hakkab juba asi huvi pakkuma. Ja öeldaksegi, et Eesti on Euroopas kõige rändkivide rikkaim piirkond, et ligi 90% Euroopa alal levinud hiidrahnudest on koondunud Eestisse ja enamik neist Põhja-Eestisse, eriti rohkelt on neid Lahemaal. Nii, ei saa me üle ega ümber Viru rabast, et see on kindlasti Eesti kõige tuntum ja kõige enam külastatud raba. Eeliseks on jällegi Tallinna lähedus, kerge lihtne ligipääs ja hea taristu. Ja möödunud aastal, kui ma ei eksi, ongi umbes 80 000 inimest seda külastanud. Et RMK on seal loendur olemas. Nii, siis Majakivi rajal on Lahemaa kõige suurem rändrahn ehk Majakivi.
ja see on tore rada, et siin saab teha kas 7-kilomeetrise ringi, aga kuna see rada on selline 8-kujuline, siis on võimalik teha ka lühemana. Käsmu piirkond, mis kindlasti paljudele on tuttav Kaptenite küla ja Meremuuseumi järgi, aga Käsmus on ka mitmed matkarajad. Ta on ka üks Põhja-Euroopa uhkemaid kivikülve ja lisaks veel pikem matkarada ja jalgrattarada ka. Siis Oandu kandis on samuti palju loodusradasid, on Oandu Võsu matkarada, aga on ka selliseid lühemaid nagu Koprarada, kus on alt ja jõeorus on Kopra tammid ja muud tegevusjäljed hästi näha, Taimetarga rada, pärandkultuuri rada ja need on ka väga hästi niimoodi tähistatud. Ja Oandul on ka väga hea informatiivne RMK teabekeskus, et sealt saab alati kaardimaterjali ja muud infot. Nii, siis linnuvaatluseks on meie põhjarannikul, üldse rannikualadel väga head võimalused. Eesti on head selliste linnurändeteede peal, aga lisaks on meil selline sobiline madal rannik, mis lindudele hästi sobib. Ja Lahemaa piirkonnast võiks välja tuua just Pärispea poolsaare, kus on head vaatluskohad ja mõned linnuvaatlustornid samamoodi. Siis ma olen siia toonud välja ka mõisapargid. See on siia pildi alla vist jäänud. No, las ta olla. Et mõisapargid, mis tegelikult on ka täiesti omaette selline looduskoht, et siin saab teha hästi lindude kuulamise retki, kindlasti puid tutvustada ja ajaloost rääkida. Ja Lahemaa piirkonnas on siis 4 mõisa ja Sagadi mõisa kõrval on lisaks veel ka selline interaktiivne metsamuuseum. Ja üks märksõna, mis ka jääb siia kahjuks pildi alla praegu, on külatuurid. Et nagu ma mainisin, Lahemaa saab tänavu 55-aastaseks ja kogukonna turismi arenguprogrammi raames vähemalt 7 Lahemaa küla panevad kevadeks kokku oma külatuuri. Et see on selline hea võimalus, kus siis ütleme erinevad giidid, majutus-soitlustusasutused panevad jõud kokku ja tutvustavad oma küla, nii et ma ootan ise põnevusega, et saaks neid tuure juba näha. Ja siin pildi peal on ka näha siis just Majakivi rändrahn Lahemaalt. Nii, aga liikudes edasi Lääne-Virumaale, siis minu jaoks seostub Lääne-Virumaa eelkõige Äntu-järvedega. Et siin on kokku 7 järve, millest tuntuimad on kindlasti need, mis on saanud värvide järgi oma nimed. Sinijärv, Rohejärv ja Valgejärv. Ja neid järvi peetakse Baltikumi kõige läbipaistvama veega järvedeks. Et Sinijärves on öeldud isegi läbipaistvuseks umbes 15 meetrit. Ja neile, kes seal käinud on, siis teavad, et kuumal suvepäeval saab hästi jahutust, kuna Sinijärvel isegi suvisel ajal naljalt üle 10 kraadi veetemperatuuri tõuse, et on sellised allikalised järved. Ja see annab jälle omakorda hea võimaluse siin näiteks klaaskajaki või läbipaistva põhjaga supplauaga sõita. Et põhi on hästi näha. Nii, siis Pandivere kõrgustik ja Emumägi. Pandivere kõrgustikul teadupärast on hästi ulatuslik karstiala ja siit saavad paljud Eesti jõed alguse. Ja siin asub ka Põhja-Eesti kõrgem tipp Emumägi, kus saab 21-meetrise torni otsa ronida ja siin pildi peal on ka näha, kuidas meie enda matkajuhid teevad julgestatud laskumist. Nii, siis Viitna ja Neeruti maastikukaitsealadel on toredad rajad, mis on ooside peal. Et oosid on siis sellised vallseljakud, mis on tekkinud jääaja tulemusena ja nende ooside vahel on kaunid järved. Et siin on väga ilusad maastikud ja Viitna kohta on öeldud, et ta asub nii lähedal Narva maanteele, et on võimalik isegi ühistranspordiga siia kergesti pääseda. Ja seda tegelikult järjest enam ka küsitakse, et kuidas saada kohale ühistranspordiga. Siis leti peal asub Eesti kõige suurem rändrahn ehk Ehalkivi. Muidu on see tuntud eelkõige linnukaitsealana. Võib-olla tulevikus ka tuumajaama asukoht, ei oska öelda, kus need arutelud praegu on. Ja jõgedest olen välja toonud Valgejõe ja Loobu,
Need on ilusad käänulised ja metsiku loodusega jõed, mis on suurepärased kanuutamiseks või süstamiseks. Ja siis on Lääne-Virumaal ka muidugi oma seikluskoht, et see ei ole ainult Ida-Virumaa pärusmaa, et on Lontovo seikluspark, mis asub Kunda jõe ürgorus ja pakub erineva raskusastmega radu. Ja siia oodatakse siis nii peresid, sõpruskondi, ettevõtteid kui ka lastegruppe. Nii, olemegi jõudnud Ida-Virumaani. Siin esimese pildi peal on näha Ida-Virumaa seiklusmaa pilt, selle ma olen ise võtnud, kui ma aasta alguses käisin Valaste juga imetlemas ja kohe tekkis selline tore tunne, et olengi jõudnud seiklusmaale. Et see on väga nutikas Ida-Virumaa poolt sellised märgid üles panna. Ja aastaid on saanud käidud matkamessil Helsingis ja olen seal näinud, kuidas Ida-Virumaa alati silma paistab oma ekspositsiooniga ja kuidas aasta-aastalt kogutakse järjest enam tuntust. Et ühest küljest tundub küll, et inimesi hirmutab see teadmine, et ollakse nii lähedal Venemaa piirile, aga teisest küljest jällegi pakub see sellist närvikõdi ja põnevust. Ja muidugi Ida-Virumaa tööstusmaastik, mis on siis pruuni kulla kaevandamisest tekkinud, et see on edukalt võetud ringmajandusse läbi turismi ja ongi loodud edukalt seiklusmaa kuvand. See hüüdlause on ju ka, et puhka seigeldes, seikle puhates. Ja lisaks seiklusturismile ongi siin palju lugusid ka rääkida. Ja Ida-Virumaal ma tean, et on just käimas ka giidide koolitus, et need lood on seal ka igati keskmes. Aga eelkõige muidugi on see piirkonna kuvand ja võimaluste rohkus tulnud tänu tegusatele inimestele ja ettevõtjatele, kes oma jõud on ühendanud ja aastast 2018 siis tegutsevad ka turismiklastris aktiivselt. Ja neid seiklusi tuleb igal aastal aina juurde, sest klaster on juba 9 aastat korraldanud konkurssi parim uus seiklus. Ja siin ma olen välja toonud 3 sellist seikluskohta. Esiteks siis Kiviõli seikluspark, kellel ma loodan, et on tänu ilusale talvele olnud ka väga hea hooaeg. Et kui mõelda mäesuusatamise ja lumelauatamise peale, siis võib-olla esimesena tuleb meelde Lõuna-Eesti ja Otepää kant, aga tegelikult ju Kiviõli seikluspark pakub selleks suurepäraseid võimalusi. Ja ma ei tea, kui paljud teist teadsid, et siin saab teha ka Eesti pikimat trosslaskumist. See on 600 meetri pikkune, nii et sealt Tehismäe tipust alla tulles võib kiirus isegi 80 kilomeetrini tunnis ulatuda. Siis on Aidu karjäär. Need on siis meie oma, võib öelda, jutumärkides fjordid ja helesinised laguunid, mis on samuti põlevkivi kaevandamise tulemusena tekkinud. Ja need on veega täitunud tänaseks ja pakuvad erinevaid veematka võimalusi, aga ka džiibi ja ATV safaarisid ja muid tegevusi. Ja siis on Aidu veespordikeskus, kus asub Eesti ainus olümpiamõõtmeline sõudekanal, mis on inimese loodud. Ja siin saab sõita ka wake-lauaga ja muude veematka alustega. Ja muidugi saab ka siin nagu Lääne-Virumaal ja Lahemaa piirkonnas saab siin hästi neid looduses toimuvaid tegevusi kombineerida ka muuseumide külastusega, et Kohtla-Järvel on põlevkivimuuseum ja Kohtla-Nõmmel on Eesti sügavaim muuseum ehk kaevandusmuuseum. Nii ja Ida-Virumaal on hästi palju looduskohti, nendest võiks teha täiesti eraldi koolituse. Eelmisel slaidil juba tegin algust sellega, et Ida-Virumaa on rekordite rohke piirkond. Tegelikult on siin koroona ajal Tartu Ülikooli geograafia tegelased üle Eesti kaardistanud ära erinevad rekordid ja selgus, et Ida-Virumaa on Eesti kõige rekordite rohkem piirkond ja külastajatele muidugi rekordid meeldivad. Et siin tuli kokku rekordpaikasid 34 ja neist 19 on märgistatud ka, et kutsuvad pildistama ja avastama ja jagama oma rekordhetke. Et tänapäeval kõik, mis on nii-öelda Instagrami pildi vääriline, et see saab kindlasti lisanähtavust.
et ma kõiki neid siin ette lugema ei hakka, neid rekordeid on lihtsalt selleks liiga palju, aga mõnest siis räägime, kui me nende kohtadeni jõuame. Nii, siit Ida-Virumaalt läheb ka läbi siis üks RMK matkatee. See on Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal loodud aastal 2018 ja see algab Lahemaa rahvuspargist, vabandust, Matsalu rahvuspargist ja kulgeb läbi 6 maakonna ja jõuab lõpuks Peipsi äärde välja ja tiirutab ka siin Ida-Virumaal. Nii, metsamatkarada on sama, millest ma Lahemaal juba rääkisin. Siis Ida-Virumaad muidugi iseloomustavad pankrannik, joad ja klindimets. Et kuigi see Balti klint, mis on üle 1000 kilomeetri pikk ja saab sealt Rootsist alguse ja lõpeb Venemaal Laadoga järve ääres, siis jookseb ta läbi ka Lääne-Virumaalt ja Lahemaalt. Aga need kõige võimsamad ja kõrgemad pankranniku osad jäävad Ida-Virumaale, Saka ja Toila vahele. Ja kõige kõrgem punkt ongi Ontikal, 57 meetrit. Ja seda pankrannikut saab siis imetleda üsna tee äärest. On selline 20 kilomeetrit kulgev pankranniku pealne tee. Ja siia jääb ka Eesti kõrgem juga, mis tänavu talvel on saanud eriti palju tähelepanu. Ja muidugi klindimets, et see seostub mulle alati vara suvel õitsevate metskuugressidega, mis lõhnavad hästi tugevalt ja meenutavad natuke levkoi lõhna. Nii, Alutaguse rahvuspark, meie Eesti kõige noorem, ka aastal 2018 loodud, nimetatakse vahel ka Eesti Siberiks oma suurte ja vanade metsade tõttu ja koduks on ta mitmetele väga ohustatud liikidele nagu lendorav ja must toonekurg. Ja siin on Naturesti poolt üles pandud karuvaatlusonnid ja talvisel ajal, kui karud teevad taliuinakut, siis saab seal vaadelda kotkaid. Ja see on kindlasti loodusfotograafide üks lemmikkohti. Nii, Kurtna järved. Kurtna järvestik on samuti üks rekordipaik, et see on kõige järvede rikkam ala Eestis, kus 42 järve on 30 ruutkilomeetril. Nii, Puhatusoostik on jällegi Eesti suurim sooala. Siis on Uljaste matkarada, mis ka paljuski mööda oose ja põlismetsi ja soid kulgeb. Ja Poruni põlismets, mis on ka üks hästi kaunis koht. Et mulle tuleb ta jällegi meelde eelkõige seoses ilvestega, et kui ilvesed hakkavad paarituma ja näuguvad metsas nagu kassid, et siis seal Poruni põlismetsas peaks neid olema kuulda. Ja eriti müstiline on see paik varakevadel, kui sõnajalad hakkavad lehti looma. Et ise olen kunagi seal aastaid tagasi käinud. Ja Aidu matkarada, mis on 4-kilomeetrine rada ja see kulgeb mööda Aidu karjääri selliseid nõlvasid ja laskub vahepeal orgu ja on võimalik mõnes kohas ka parvega ületada. Et see on ka jälle selline omaette eksootika. Nii, Peipsi põhjarannik. Peipsi teadupärast on Euroopa suuruselt 4. järv, mis ka alati inimesi niimoodi üllatab. Ja siin on Eesti pikim liivarand, 32 kilomeetrit, et jälle üks rekord. Ja kui veel siin rekorditest rääkida, siis Eesti pikim mereäärne liivarand, see asub samuti Ida-Virumaal Narva-Jõesuus, et see on üle 9 kilomeetri pikk. Ja Narva-Jõesuus on ka Eesti kõige idapoolsem tuletorn selles kohas, kus jõgi ja rand või meri omavahel ristuvad. Ja Peipsi põhjarannikul ja Kauksi kandis on olemas ka head rattateed, mis on isegi kuni 100 kilomeetrit pikad. Ja Toila orupark, et kuna me siin mõisaparkidest juba rääkisime, et see on siis president Pätsi kunagise suveretsidentsi asukoht. Orupark on hästi liigirikas puude poolest, ilusate merevaadetega ja siin on võimalik tellida giidituuri või sattuda spetsiaalsete prillidega virtuaaltuuril lossi hiilgeaegadesse, mis olid 1930. aastatel.
Ja tegelikult võib ju looduskohtade alla liigitada ka Narva jõe, mida saab avastada jõelaeval, kas Narvast Narva jõesuusse või vastupidi. Nii, siin ma olen välja toonud aktiivtegevused, mida Lääne- ja Ida-Virumaal teha saab. No mulle tundub, et siin saab kõike teha, et võib-olla sellist asja, mida teha ei saa, ei olegi. Et kui siin alustada talvest, kuna me talves veel oleme ja tundub, et täna veel eriti tagasi jõudsime, et siis on võimalused selleks tõukekelguga käia, uisutada, suusatada. Siin ma mõtlen siis seda murdmaasuusatamist, aga lisaks siis, nagu sai mainitud, Kiviõli seikluspark pakub ka mäesuusatamise ja lumelauatamise võimalust. No jalgsimatk on selline kõige tavapärasem matkaliik ja seda saab tõesti igal pool teha. Ja pimedal ajal, miks mitte ka koos laternatega. Siis on jalgratta võimalused, tõukeratast pakutakse, seda pakub Alutaguse matkaklubi ja enduro ehk siis sellised mootorrattad, mis sobib ka hästi pigem tööstusmaastikule. Ja seda pakub Adventures. Nii, siis olen ühte patta pannud siia ellujäämiskoolitused, matkatehnika, laskumise, ronimise ja safaari. Need on siis need Jeepi või ATV safaarid, mis on jällegi tööstusmaastiku teema. Siis kevadest sügiseni on võimalused vee peal tegevusteks, süstamine, kanuutamine, raftiga sõitmine, supplauatamine, veiklaud sai ära mainitud, samuti on veespordikeskuses vesirattad ja saab käia Aidu karjääris ka kaatritega. Siis on hülge- ja karuvaatlus siis Ida-Virumaal ja hülgevaatlus pigem Lahemaa piirkonnas. Korillusretked, isegi kavatseme teha siin mükoloogiga sügisel ühe seeneretke ja maastikumängud, et need võivad olla siis kas orienteerumise õppe või siis ka sellised telefoniga mängitavad nutimängud. Ja räätsamatka kohta veel lisan nii palju juurde, et see on küll enam-vähem selline aastaringne tegevus ja praegu talvel on eriti tore käia, aga on 2-kuuline periood, mis kestab siis jüripäevast 23. aprillist kuni jaanipäevani, et siis 2 kuu jooksul räätsadega raba peal käima ei peaks, et on räätsarahu aeg, see on aeg, kui linnud pesitsevad ja tuleks neile see rahu võimaldada. Nii, ja siin on siis välja toodud erinevaid teenusepakkujaid, kes Lääne-Ida-Virumaal tegutsevad. Ma vabandan, kui keegi on välja jäänud, see ei ole tahtlikult, et võtsin lihtsalt oma teadmised aluseks ja natuke uurisin lisa ja muidugi on veel rida ettevõtteid, kelle pealine tegevuspiirkond on kuskil mujal, aga aeg-ajalt nad siis teevad ka Virumaal, et näiteks siin matkajuht ja 360 kraadi, seiklushunt ja pranglireisid. Ja lisaks on ka mitmeid selliseid üksiktegijaid. Aga kui siit järjest need niimoodi läbi käia, et siis Adrenaator on Ida-Virumaal üks selline tugevamaid seiklusturismi teenuste pakkujaid, kes seal karjäärialadel siis teevad neid safaarisid ja ka jalgsimatku. Adventures, kes pakub jalgrattamatku ja enduromatku ja jalgrattad neil on fatbike'id ja ka elektrilised fatbike'id, et see aitab jällegi seda grupi tempot ühtlustada ja gruppi koos hoida. Aidu veespordikeskus, kus on siis erinevate veealustega tegevused ja ka Wake park. Alutaguse matkaklubi, kes pakub väga erinevaid tegevusi matkakoolitustest kuni erinevat tüüpi matkadeni. Siis 2 apelsini, kes on samuti seiklustele orienteeritud. Siis on Kiviõli seikluskeskus, nagu juttu oli, pakutakse talviseid tegevusi, aga ka trossi laskumist. Ja lisaks siis ka veel toitlustust ja majutust. Naturest, kes on siis
süvaloodushuvilistele pakub karuonni ja kotka varjendit. Siis on Hipe puhkemaja, kus pakutakse selliseid rahulikke loodusretki metsas ja lisaks saunatamise ja majutusvõimalust. Siis on Lahemaa ökoturism, kus samuti pakutakse jalgsimatku ja tehakse palju lastegruppidele. Reimann Retked, kes pakub tõukekelku, süstamatku, räätsamatku, jalgsimatku ja kindlasti veel. Siis on Ubari loodustarkuse keskus, et siin Lääne-Virumaa looduskohtade slaidil oli näha klaaskajakk, et nemad siis pakuvad Häntu järvel või mõnel teisel hea läbipaistvusega järvel võimalust minna läbipaistva põhjaga kajakiga või siis supplauaga seiklema, aga lisaks teevad ka räätsamatku ja jalgsimatku ja teevad ka päris palju lastele ja koolilastele just. Siis on Õnnela külaliste maja, kes põhiliselt pakub saunaga majutusvõimalust ja gruppidele toitlustust muidugi, aga korraldab ise ka erinevaid tegevusi, räätsamatkad, samuti jalgsimatkad seal Ooside piirkonnas, võib-olla isegi jalgrattamatku. Ja Wanderlustmatkad, ka päris lai teenuste valik, räätsamatkad, jalgsimatkad, suvisel ajal veematkad, ellujäämiskoolitused, nutimängud. Nii, siis ma mõtlesin rääkida natukene koostööst. Et eriti hästi minu arust tuleb see välja Ida-Virumaa piirkonnas jälle, tänu tõenäoliselt turismiklastrile, et kus erinevad tegijad teevad koostööd ja ka soovitavad üksteist. Et kui mõnel majutusasutusel näiteks kohad on täis saanud, siis soovitatakse järgmisi kohti. Samamoodi puhkeasutused, ütleme Karukella puhkemaja ja samamoodi siin Rosen Spa pakuvad gruppidele teenusepakkujate selliseid aktiivtegevusi, adrenaatori safaarisid ja Alutaguse matkaklubi meeskonnategevusi. Ja samamoodi Eesti Kaevandusmuuseum, et ma olengi siit Kaevandusmuuseumi lehelt võtnud selle kuvatõmmise, kus on näha, et lisaks nende enda ekskursioonidele ja tegevustele pakuvad nad oma lehel just nimelt selliseid aktiivtegevusi, erinevad matkad ja seiklused. Et see on hästi selline teretulnud asi, et koostöös ikkagi peitub jõud ja see ristturundus lisab nähtavust kõigile ja aitab üksteise edu toetada. Ja kindlasti on see külalistele mugav võimalus saada teenuseid ühest kohast ja aitab tõenäoliselt ka sellele kaasa, et inimesed peatuksidki pikemalt piirkonnas ja saaksid oma aega sisustada. Ja ma tean, et turismiklastri raames ettevõtted ka jagavad oma kogemuslugusid, et kui midagi on hästi ja midagi uut on välja arendatud, jagavad kogemusi, mis töötab, mis mitte ja nagu öeldud, siis soovitavad üksteise teenuseid ja teevad koostööd. Aga sama toimub tegelikult ka Lääne-Virumaal, et näiteks Vihula mõisa näitel me oleme just alustanud ise siin tihedamat koostööd Vihula mõisaga ja Vihula mõisast saab siis gruppidele tellida lisaks meie teenustele ka 360 kraadi teenuseid ja ka Naturesti teenuseid. Ja me ise ka Lääne-Virumaal, Lahemaal tegutsedes püüame võimalusel alati kasutada kohaliku toidutegija teenuseid ja kombineerime loodusretkiga kohaliku pärimuse ja ajalooga. Et näitena teeme siin 8. märtsil ühe avaliku räätsamatka Viru rabas ja pärast seda läheme Kolga muuseumiga tutvuma. Et see on kõik selline üks pakett. Ja külalistele see meeldib, et kui nad saavad sellise tervikkogemuse. Nii, siis üks võimalus veel ennast nähtavaks teha ja rohkem tuntust saada on piirkonna sündmustega liitumine. Et Lahemaa
näitel võib öelda, et Lahemaa päev, sellest aastast on Lahemaa päev, maikuus eelmisel aastal oli veel Lahemaa piknikupäev. Et see on selline sündmus, kus ka erinevad teenusepakkujad koonduvad ja tehakse ühisturundust sellele päevale, et see kestab nädalavahetuse 23-24 mai. Ja sügisel on triiphoonete päev, mis toob jälle palju teenusepakkujaid kokku ja saab ühiselt neid turundada. Et see on ka selline teadlikkuse tõstmine ja meelitab kohale rohkem külalisi loodetavasti. Siis üks võimalus veel ennast nähtavaks teha ja oma teenuseid pakkuda on panna need üles Puhka Eestis lehele. Et seda me oleme ise teinud, sealt kaudu meid on leitud ja see on ka hea võimalus, kuidas oma teenust ka väga hästi läbi mõelda, enne kui see sinna üles panna. Ja kindlasti need, kellel on soov välisturisti kõnetada, siis on oluline, et teie koduleht oleks inglisekeelne, et teid üles leitaks. Nii, ja siis ma olen siia toonud veel mõned kasulikud lingid, infokeskused, et kui võtta näiteks Visit Lahemaa leht, see ongi siis Lahemaa turismiühingu leht, et seal on väga palju erinevat sellist infomaterjali, kaardimaterjal, Lahemaa ring näiteks, kus on mitmepäevased marsruudid kirjeldatud, mida võimalik teha kas jalgrattaga või jalgsi. On välja toodud majutuskohad, atesteeritud giidide kontaktid. Seal on võimalik valida kas teemade kaupa, et mis tüüpi giidi otsite või mis keeles giidi tahate. Et see tuleb kõik otsinguga välja. Seal on toodud ära teenusepakkujad ja sündmuste kalender. Nii, siis Lääne- ja Ida-Virumaa lehtedelt leiavad ettevõtjad kindlasti ka häid soovitusi ja on võimalik ka sealt nõustamist saada oma ettevõtetele. Ja Ida-Viru lehel on ka toodud giidid välja, et ma vaatasin, et praeguse seisuga on seal 12 giidi, aga nagu öeldud, on just hetkel ka giidi koolitus käimas. Ja seal on väga head reisisoovitused ja samuti hea illustreeritud kaart. Siis Puhka Eestis, sellest lehest oli juba juttu, seal on ka alamleht veel turismiprofessionaalile, kus saate kindlasti kasulikku infot. Ja siis on veel eraldi Toolbox Estonia, see on siis Eesti brändi tööriistakast, kus on väga kvaliteetne foto- ja videopank. Ja sealt on võimalik endale ka pildimaterjali teenuste illustreerimiseks alla laadida ja saab märksõnaga otsingut teha, et kui endal parasjagu ei ole sobilikke pilte, siis sealt usun, et leiate. Ja siis on mitmed RMK külastuskeskused, mis on ka väga head infoallikad, kas koha peale minnes või siis veebi kaudu vaadates, et nagu öeldud, kaardimaterjali saab sealt soovitusi ja on võimalik ka, ma tean, et Sagadi looduskool teeb kooligruppidele palju asju ja samamoodi Oandu ja kindlasti ka Alutaguse. Ja mulle tundub, et kui mul enne oli siin kartus, et ma jään ajaga võib-olla jänni, siis mulle tundub, et ma olengi tegelikult siin oma esitluse lõppu jõudnud, nii et meil on võimalus nüüd küsimuste juurde asuda. Et kuidas Kaspar on, kas on vahepeal küsimusi tulnud? Just, väga hästi aega planeerides oleme jõudnud lõpuni, nii et kui kellelgi on küsimusi, palun, praegu on siis võimalik ja siis kui oleme siit ära küsinud, siis vaatame, mis meil chati on kirjutatud, aga sinna on tulnud ka mõned kommentaarid ja küsimused. Nii et palun, on kellelgi praegu? Tundub, et on vist siiski vaikus, aga hakkame siis chatist tulevate küsimustega pihta ja Leho on siin kommenteerinud, et Viitna ja Tapa vahel kulgeb ka Rutkaste matkarada. Et seda siis saab nii ühte kui teistpidi läbida, jah, et Tapale rongiga, Viitnale matkad välja ja siis sealt bussiga ära. On vist nii võimalik teha ja vastupidi ka siis, jah. Ja seda on väga hea teada.
Siis edasi on meil Kadri, jah, aitäh nende täpsustuste eest, muudame need kindlasti nimed ära. Aidu keskuse ja Kiviõli oma. Siis on tulnud Aidu karjääris selle helesinise vee kohta kommentaar, et see jutt on kuidagi Narvast alguse saanud või mis selle taust on. Et Leho kommenteerib, et Aidu karjääris on helesinisust ainult maikuus võimalik näha. Ma arvan, et seal oleneb hästi palju ilmast, et kuidas on päikesepaistega, et eelmisel aastal me tegime ise ühte suppmatka augustikuus ja peab ütlema, et ikkagi päris sinine oli. Et põhimõtteliselt ikkagi läbi suve on võimalik seda näha seal? Ja, minu kogemusest küll. Okei, selge. Siis järgmisena Kadri on jälle pannud täpsustusi, aga ma arvan, et siit saime ka vastuse sellele teenusepakkujate slaidi pealt, kus siis on kaevandusmuuseum, Alutaguse matkaklubi ja nii edasi, et Signe neid ka põgusalt puudutas, sama on Adrenaator ja nii edasi. Aktiivtegevustes Ida-Virumaal on e-fat rattad ehk siis elektriliselt fatbike'id, ma saan aru. Et neid on võimalik seal kasutada, samamoodi Signe seda teemat ka juba puudutas. Tundub, et väga palju vist selle e-fatbike'iga väntama ei pea, jah? Või kuidas sellega on? Seal on jah asi oluliselt lihtsam, et paned, vajutad nuppu ja sõidab peaaegu et ise. Ka üles mäkke, jah? Ja. Et see kindlasti lihtsustab jah üles. Ikka natuke peab väntama, aga ta kindlasti lihtsustab. Mul tekkis kohe huvitav küsimus, et kuna see on elektriline, et siis seda peab kindlasti laadima, et huvitav, kaua üks ratas laeb ennast nii-öelda täis? Seda peab jah laadima, ma ei oska seda öelda, et me tegime koostööpartneriga, ma arvan, et 3 nädalat tagasi, kui oli päris külm ilm, tegime ühte e-fati matka ja siis oli pigem see mure, et kui kaua külmaga need akud vastu peavad, aga tegelikult olekski veelgi pidanud, et ma arvan, et lihtsalt sõitjatel enne sai isu otsa. Ahah, et üsaga peavad saab talvel ka. Jah, selge. Ja siis tundub, et kevade poole on Ida-Virus uued seikluslikud teenusepakkujad välja tulemas, et ootame siis selle kohta infot. Tundub, et Leho on meil teadlik selles osas. Siis on olemas Kohtla-Nõmmel suur ronimiskeskus. Ja seda vist on, ma saan aru, et see on ehitamisel või kuidas sellega on? Kas sa küsid minu käest või kommenteerija käest, sest mina ei ole sellega kursis? No kui Leo saad vastata, siis äkki oskad kommenteerida? Tundub, et vist siiski ei tule, aga selge. Siis selle kohta elame-näeme, vaatame, mis sealt siis välja ehitatakse. Tundub väga põnev. Ja siis Palmse RMK külastuskeskus, et ta täitsa lõplikult ju kinni veel ei ole, et ta on ainult talvel vist suletud, jah? Signe? Ma jään vastuse võlgu, et mis need lahtioleku ajad on, aga minu teada sealt kolis välja Keskkonnaamet äkki, et minu arust see külastuskeskus jäi sinna alles. Seda peaks igaks juhuks täpsustama. Okei, no selge, siis seda saame täpsustada ja igaüks saab ka seda ise järgi uurida, aga minu teada on ta ka veel seal külastuskeskusena täitsa alles. Ja siis veel selle, ma saan aru, Kohtla-Nõmme ronimiskeskuse kohta, et siis Alutaguse matkaklubi eestvedamisel seda ehitatakse ja on ka pandud Põhjaranniku artikkel meile siia kommentaarides, siis on selle kohta ülevaade tehtud.
ja Leho kommentaar siis ka veel, et Palmse RMK külastuskeskus on talvel kinni. Seal on ka muuseum, nagu te enamjaolt teate, ja Keskkonnaamet on sealt välja kolinud juba, nagu ma aru saan. Vot nii. Ja rohkem chatis meil hetkel kommentaare ei ole. Ja Kaspar, mul oli ka siin üks küsimus veel. Ja aitäh, Jah. Signe, väga positiivse ülevaate eest. Olen Katri Jalonen. Ja tere, Kadri, et ongi nii positiivne piirkond. Kuule, aga kas on teil mõtteid selle kohta, et kuidas neid seiklusmeelseid inimesi kätte saada, et neile paremini turundada? Ja, no ma arvan, et messid on kindlasti üks teema, et olete alati nii aktiivselt olnud kaasatud matkamessil. Ma ei tea, kas te muudel messidel ka käite. Siis kindlasti reisikorraldajate poole tasub pöörduda, et neile ideid anda. Et üks võimalus näiteks selleks on Tuuresti raames käivad siin sellised hosted buyers või ütleme nagu edasimüüjad ja reisikorraldajad. Et ma ei tea, kas Ida-Virumaa oli ka see aasta seal kuidagi esindatud. Ja. Et tutvustada. Ja. Et see on üks variant, kuidas nähtavust juurde tuua. No ristturundusest oli juttu, et üksteise teenuseid oma lehtedel promoda ja koostööd teha. Aga kas mingit sellist seiklusinimeste sündmust sa ei tea või? Mina isiklikult ei tea, aga see ei tähenda, et need olemas ei oleks. Et seda peaks täitsa uurima tegelikult. Võib-olla Visit Estonia oskab ka siin, EIS oskab ka võib-olla siin abiks olla, et kui nende erinevate turgudega tegelevate inimeste poole pöörduda, et küsida sealt nõu. Selge, tänud. Jah, aitäh, Kadri. Kommentaaridesse on veel tulnud, et Signe Paalandi ütleb, et Tallinna giidide ühinguga võiks ka omavahel suhelda ja koostööd teha, siis turundamise osas, ma saan aru. Et kuidas meil sellega koostöö on, Signe, oskad sa öelda? Mina ei oska öelda. Võib-olla teine Signe ise oskab midagi kommenteerida, et ta on giidina seal üleval ka. Aga see on jah, väga hea mõte, et jällegi see sama teadlikkus, et inimesed ei pruugi lihtsalt teada nendest võimalustest, mis on. Et ka Tallinna giid saab ju anda soovitusi, et kuhu Eestis veel minna. Ja, et ma võtan sõna üle, et ma tõesti olen hetkel lastepolikliinikus, aga hetkel on selline vaba nurk mul. Et tegelikult päris sageli võetakse lihtsalt esimene kohtumine, vaadatakse Tallinnas ringi ja siis küsitakse edasi soovitusi, et me oleme perega teel ja kuhu veel minna või nii edasi, et siis tegelikult läbi nende giidide, kellega nad kohtuvad Tallinnas ja kes võib-olla ise alati kaasa ei lähe. Nad saavad päris palju soovitusi, kuhu edasi ja mida edasi. Et eriti need, kes on mingi teist korda või kolmandat korda juba, et kui Tallinna nähtud, et siis Eesti on palju suurem, et see on alati üks sõnum ka Tallinna giidide poolt. Selles mõttes. Ja mina ise olen Tallinna giidide ühingu liige ja olen lihtsalt seda ise päris palju kogenud. Ja just see ida pool, et mina tegelen sakslastega, et see on neil natukene selline nagu üks pillikeel, mis kõnetab. Vot nii, et mis iganes põhjuseleks. Just see, et Suur-Venemaa on seal taga ja mis seal Ida-Virumaal on ja nad tahavad Narvat näha ja vaadata kõike seda, et kuna see on teistmoodi sealne kant. Vot. Nii palju nad tavaliselt ise juba on ka uurinud. Vot nii. Aga hästi, ma hetkel lõpetan selle oma etteastes siin. Läheb natuke tuliseks. Nii. Ei, väga tore. Jah, aitäh sulle selle eest, et igasugune koostöö ja ristturundus on äärmiselt kasulik kõikidele osapooltele, arvan ma. Ja. Ma kommenteerin veel Kadri küsimusele vastuseks, et tuli meelde
küsimus oli selle kohta, et kas on mingisuguseid platvorme või asju, kus seiklusturismi saaks promoda. Et Soomaa kandist ma tean küll, et on üks teenusepakkuja pannud oma süsta või kanuumatku üles kuhugi lehele, ma pean selle nime täpsustama pärast, et kuhu tulevadki inimesed 2, 3, 4 päevaks, et sellise pika nädala lõpu tahavad kuskil veeta ja tahavadki tulla seiklema. Et ma saan selle täpsustada ja jagada pärast. Super, väga hea. Suur tänu! Jah, nii, kas on veel kellelgi küsimusi või kommentaare millegi osas, häid soovitusi anda, nii edasi? No tegelikult minu jaoks, ma nüüd korra võtan veel sõna, veel ühe nurga taha, et olles kunagi elanud ka natukene teist elu ja töötanud ka siis ettevõttes, edukas, et siis meil oli alati teemaks, et marketingi inimesed otsivad kohti suvepäevadeks ja üritusteks, et just nimelt mingi, ma ei tea, umbes 3 päevaks tavaliselt ja ikka seiklus käis alati asja juurde. Nii et minu arust, kuidas siis ettevõtetele ja nendele turundusinimestele ligi saada, et kõikidel ei lähe halvasti meie tänapäeva Eestis, et ka Terviseametil näiteks ja nii edasi, et ikka jälle korraldatakse, et kuidagi nagu seda suunda, et tasub nähtavaks teha, et Ida-Virumaa on valmis ja ootab teid ja meil on siin palju põnevat, et ma arvan, et neil juba enamus Tallinna lähedasi ja neid Lahemaad on juba korralikult läbi käidud. Ka selline väike mõte lihtsalt. See on väga hea mõte, Signe, et jah, lisangi siia juurde veel, et üritusturundusagentuurid, kes just korraldavadki suuremaid firmade üritusi, et nende poole tasub ka otse pöörduda ja oma teenustest rääkida. Sest kogu aeg otsitakse midagi uut. Aitäh teile, Signed! Jah, väga tore, et saime siit jälle palju uut infot ja uusi teadmisi, nii et väga tore hommikupoolik meil. Aitäh, Signe, sulle selle väga kena ülevaate eest, nii et saime kindlasti infot ja targemaks kõik meie siin. Ja kui rohkem küsimusi ei ole, siis mina tänan kõiki osalejaid. Salvestus on varsti ka kodulehel üleval, nii et soovitage seda järel vaadata, kes täna siia meile jõudnud. Ja kohtume siis uutes seminarides. Aitäh, Signe! Aitäh ja kena päeva kõigile. Kohtumiseni! Kohtumiseni!